Aitäh sissejuhatuse eest, ma saan aru, et ma jäänud 5 minutit. Riiklusfondid saavad juurde. Aitäh. Härrad ja prouad, lugupeetud minister, oli väga südant soojendav kuulda nüüd sõnu, mida meie kui tootjad oleme andnud isekeskis arutanud, et need inimesi, kes tegelikult tootmisega ja need investeeringud, mis tuleb väljaspool, kas need ikkagi leiavad efektiivset kasutamist. Et Akzo Nobeli puhul ongi siin üks nii-öelda kass kaua peal ja just näide välisinvesteering, milleks ta siin on, kuidas ta toimib, kui palju seal on teadust sees ja kus see teadust tuleb. Ma üritan sellest anda ülevaate. Paar sõna just endast. Olen hariduselt tippkeemik, Tehnikaülikooli lõpetanud aastal 1982 ja siis oli mul kõva plaan jääda Tallinnasse ja hakata tegema teadust. Töötasin Keemiainstituudi katsetehases, kuni ma sain nii-öelda konkureeriva pakkumise Rapla KEK-ist, kes sel ajal laiendas oma üsna embryonaarses olekus keemiatööstust. Ja mis seal ikka on pere inimene ja maad pärit ka, mõtlesin, et lähen siis tagasi maale ja olen siis aastast 83 Rapla mängimine, üks näide, kuidas inimesi importida. Aastast 1993 olen siis tööl Sadolinis, ehk siis tänase nimega Akzo Nobelis. Aastast 1995 töötan seal firmas siis tootearendusjuhi. Lubage paar sõna öelda selle pisut meile võõra nimega kontserni kohta. Tegu on maailma, tahaks öelda, kõige suurema, peame ütlema, ühe suurima tootja ja müüja. Miks mitte kõige, me olime kõige, kuni möödunud või selle aasta alguseni, siis meist järgmine ostis ära väga väiksema firma ja kokkunõttes teevad 200 miljonit käivet rohkem. See selleks, me oleme ikka nii suur, et ühest otsast teist hästi ei näe. Meil on 3 jalga, dekoratiivvärvid, need on need värvid, mis jõuavad kaupluste lettidele, tööstusvärvid, vabandan muidugi siin juures selle võõrkeele pärast, see on seotud ametialase kretinismiga, kõik, mis me teeme kõigepealt inglise keeles valmis, siis kõigime eesti keelde, kui aeg on edasi tuleb rohkem eesti keeles. Ja siis kemikaalid. Ja mõned numbrid sinna juurde, oleme maailma kõikides jagudes, kus on püsiv elanikkond. Paraku on sellistel kontsernidel rahvusvahelistel, nagu ikka tegelikult koosneb üksikute elementide, üksikute firmade ajaloost. Viiteid võib ulatuda kuni 1646-ni, aga tähtsamad sündmused näiteks 69, kus Hollandis ühinesid 2 firmat, keemiafirmat ja sündis Akzo, mis omakorda ühines aastal 1994 firmaga Nobel Industries ja sündinud oli Akzo Nobel. Veidi hiljem osteti ära Inglismaa kõige suurem kuulsam värvitööstus ICI ja mis saigi kõige suurem ettevõte tol hetkel. Veel kontserni teemadel me oleme aktsiaselts ja aktsionärid ootavad alati positiivseid edulugusid, kust neid võtta, kuidas eristuda teistest samasugustest ja meie kontsernil on selge nägemus, et need saavad olla innovatsioon, ehk siis uudsed tooted, mis peaksid juba ennetama ja tekitama turgu. Aga sealjuures võib mainida tegelikult värvidega, et see ei ole mobiiltelefoni tootmine. Sotsiaalsed projektid Human Cities, mis tähendab seda, et me peame olema nähtavad, me peame olema meedias. Miks mitte näiteks läbi objektide nagu maailma kõige kõrgem puithoone Bergenis Norras, kus muide ka Sadolini värvid on mängus, või siis Brooklyni sild New Yorgis või La Scala
on alati esiplaanil. Miks ma seda räägin, on see, et kõik igasugune toote arendus käib läbi selle võtme, et kõiki tooteid kaalutakse, kas nad annavad seda teist või kolmandat lisaväärtust. Lisaks peale selle, et on ka värv või lakk või püdukaitsevahend. Ja siis, kui keskkonna säästmisest rääkida, mis puudutab tegelikult seda, kuidas me oma tooteid uuendame ja kokku paneme, siis eesmärk on 20% peab olema meie tootevalikus alati edumeelsem kui konkurentidel, kuidas seda mõõta, muidugi omaette tehnoloogia. Pöörame tähelepanu süsiniku jalajälje, ehk siis kasvuhoonegaasid ja Dow Jonesi tööstusindeksis positsioon number 1, mida meil on õnnestunud siis alates 2013. hoida kuni nüüd selle aastani, nüüd me oleme number 2. Aga see on siis see sõnum jällegi toote arendajatele, et kui sa ei ole selle teemaga ei tegele, siis sa vist tegeled mingi natukene teemast möödas. Nii need kontserni asjad teevad. Nüüd toote arendusest kontsernis sees, sest see ressurss on ikka nii meeletu, et sellest mööda vaadata ei saa ja see on see primaarne ressurss, mis on kõigile kontserni sees hoidjatele kätte saada. Et kui ma nüüd hakkasin see kaart, ma üritsin seda kaarti ise teha, sest mul ei olnud seda kuskilt võtta. Ja ma mõtlesin, et 130 lava, mul läheb kõva 3 tundi, kui need kõik üles leian seda kaarti, ja punktimana. Ja siis ma lähtusin hoopis sellest teadmisest, mis oli mul endal. Ma panin punktid, mille sinna kohta, mida ma teadsin, kus ma olen käinud või kus ma olen kohtunud inimestega, kes on sealt tulnud. Ehk siis see on minu isiklik võrgustik on servis. Ja seda ei olegi nii vähe, kui järgi maja. Ja tegelikult see on üks asi, mis mulle meeldib töötamisel sellises firmas, on see, et need sidemed on palju laiemad ja sa näed seda maailma väga erinevatest külgedest. Jämedalt on meie laborid jagatud lokaalseteks ja regionaalseteks või globaalseteks. Ma tulen selle juurde kohe tagasi. Olles näinud seda laboritpraktika üle maailma, siis võiks arvata, et see oleks äärmiselt rumal, kui kontrolli seda olukorda ja kõik hakkavad näiteks ühte sama asja leiutama igas maailma. Ehk siis, et on tähtis, et siin tehtud teatud distsipliin ja tänu sellele on siis tehtud rajatud meil innovatsioonikeskuse, kes tegelevad süvainnovatsiooniga, uued molekulid, uued kontseptsioonid ja mille juurdamine jõuab ka teisele korrusele, kus on siis kontseptsioonilaborid, kes teevad prototüüpi. Ja kolmas tase on juurdluslaborid, just need, mis paiknevad üle maailma laiali erinevate tehaste juures, kus aitavad kontseptsioone ellu viia tootmisesse. Siin on väiksed erandid ja on hea meel teatada, et Rapla on üks nende erandid hulgas, ma räägin täpselt ei teadust. Ja muidugi siia juurde siis formaalsed ja mitteformaalsed võrgustikud, mille me peatuma, aga mis aitavad siis seda teadmiste liikumist ühest maailma otsast teise kiirendada, ehk siis, et kui midagi head ja ilusat sünnib näiteks Brasiilias, siis umbes 6 aja pärast saame me kõik seda teada, kes me asume siinpool või säärpool magema. Mõned nii-öelda sotsiaalse ja suure kõlapinaga projektid, millega meil on alati meeldiv oma kontserni tutvustada, on mõned näited siin, on unikaalne laevavärv. Laevadel on teatavasti see probleem, et põhja-vedaline osa kasvab igasugu vetikaid ja karpe täis ja kütusekulu suureneb ja varem kasutati selleks teatud mürgiseid kemikaale eravaleid väärspetsiaalselt, mis siis nagu tõrjusid neid molluski, aga hiljem on selgunud, et need kemikaalid saastavad meeles, nad ei lagune ja nendest on loodud ja nüüd siis on välja töötatud puutüüpi värv, mis käitub nagu tehnoloogi põhjal, ta lihtsalt ei võtta, tal ei ole mahtud, sest see mollusk ei võta seda kinni. Ja tänu sellele on arvutatud siis välja, et tänu sellele loeme kokku nii palju toime süsihappegaasi, siis seda kütust läheb vähem vaja. Ja lõputud siis ka nii-öelda näide, millest iga inimene saab saama, et see kütuse kokkuhoid või see õigemini see süsihappegaasi emissioon on võrdne 16 000 auto emissiooni aasta jooksul. Teine näide puudutab neid riike, kus majades töötab päevast päeva konditsioneer, et siis kuumad riigid, kuumad piirkonnad
ja mõte on siis selles, et katusevärv kiirgab tagasi päikesekiirgust. Ehk siis, et temperatuur tänu sellele on majandus madalam, ehk siis konditsioneerijal vaja vähem energiat juurde. Ja selle jälle annab arvutada ümber süsihappegaasiks ja nii edasi. Et sellised on need nii-öelda suured innovatsioonid, mis erutavad kõiki siis sellistes suurtes kontsertides. Tuleme nüüd Rapla juurde, see on meie tehas. Raplas me alustasime aastal 84 tootmisega, siis oli püstanud see hoone. Täna on siis seda natukene rohkem ajaloost ka. See oli uskumatu, mida tol ajal tegi väike valitud seltskond inimesi, kellel oli loodud see võimalus tekkesüsteemis. Nad läksid läbi igasuguse tol ajal avalikude, igasuguste bürokraate ja taotlesid välisinvesteeringuid siia. Ja me saime siia tehnoloogia pluss natukene raha ja tooraine ostuks ja alustada Pinokixi tootmist ja Pinokixist sai tol ajal siis kultuskaup, seda kasutati kõva asemel, mida meil ju mujalt ei olnud. Hiljem see maailm avanes, meist sai ühisfirma kõigepealt Sadoliniga. Sadolin oli siis Taani kontsert tollal, mis osteti üles Nobeli poolt ja nii edasi. 1993. aastal sai meist ametlik aktsiaselts ja siis läbi mitmete sündmuste saime siis Akzo Nobel. Akzo Nobeli nimi selle omanik tahe kõikides riikides, kõik kohalikud nimed nimetati ümber Akzo Nobeliks, lootes, et see parandab firma imago. Aga väga raske on ka isekeskust, me räägime ikka Sadolin, et see ülemineku periood ei ole veel mitte lõppenud, mentaalne periood. Rapla tehas on igatpidi roheline, elektriroheline, soojusgenerina roheline, jäätmine roheline, seda on isegi rohkem kui kontsernid oleks oodanud, aga see on positiivsete asjaolude kokkulangemisel, see ei läinud ja seda väga hea on mida raporteerida ka teistele kolleegidele üle Rapla toodama. Siin me läheme natukene siis nagu asja sisu juurde, puidu kaitsevahendid, Pinotex, sealhulgas, siis suur osa on sideaine. Mis on sideaine? Sideaine on oluline välikomponent, seda me ei müü, me ei purki ei pane, aga tänu sellele me suuname oma toodete tehnoloogiat. Siis see, milline on see sideaine, me määrame ära toodete kvaliteedi ja selle sideaine sisse saab kõvasti teadust ja on kõvasti teadust andnud. Sest ma räägin natukene täpsemalt. Siis meil värvipakid ja muud väiksemad kibukrabu. Sellest toodangust, mis Rapla tehas toodab, jääb Baltikumi umbes 4 välja, siin on kõvasti üks. Ja teistpidi, see, mida meie kommertsorganisatsioon müüb, sellest on Rapla tehas see toodang ainult pool. Toimub kaupade liikumine üle piiride välja ja siis meil on väikeõigud tubli kohalik tootearvuskollektiiv. Need on meie põhibrändid, Pinotex, Sadolin, Hämmerait ja meie teadmised põhiliselt rajanevad teatud distsipliinidele, puidu kaitseväe, lakid ja nii edasi. Parketilakid kohvidele, väga huvitav teema, võib-olla jõuan rääkida, aga lähme asja juurde, koostöö teadusasutustega. Ja siin on see võib-olla ka valupunkt, sest et me oleme üritanud teha koostööd rohkem, kui meil on see õnnestunud. Viitan siin näitele aastast 2006, kus meil oli avanes võimalus tuua üle või ütleme, leiti võimalus avada, kontserni poolt vaadatuna avada Eestis üks teaduslabor, mis võiks asuda kuskil ülikoolis ja avada koostööle. Ja me tõsiselt pusisime siin Tallinna Tehnikaülikooliga, aga lõpuks läksime Tehniküli lahku, võib-olla oli seal tegu siis valekoolustega mõlemad poolt
ja sinna see tuli ja ma mõtlen, et kui meil oleks siis olnud mentorid, meil oleks väga vägev jätkunud seda, oleks juba just ju. aga see teema on just seesama, lähen nüüd tagasi, seesama sideainete arendamine. ja selle sideainete teema tuleb välja unikaalne kontsernis, et me oleme rahvas, oleme üks väheseid autorid, kes sellega tegeleb kontserni mõistes ja muidugi ka üleüldse. et siin on meil selline spetsiifiline teadus ja meil on spetsiifiline tootmine sellega seoses ja sellega seoses võib ka öelda, et me oleme erakontsernid, mis aitab meil siin maamaaga, siin maailmajas Eestile püsida ja efektiivsed olla. Mõned näited siiski koostööst, mis on aset leidnud üliõpilasi, me oleme alati uksest sisse lasknud, nad saavad tulla tegema diplomitöid, aga me eelistame Raplamaa inimesi, sest me teame, et seal on tõenäosus suurem, kui tuleva jääb meie tööd. Meil on õnnestunud ka tuua mõned doktorandid kaugemalt siia Tartust kui Tallinnast, aga nendega on palju raskem ja nõuab palju ressurssi. Laborist ma rääkisin, mis ei saanud teoks ja katsekoda Tartu Ülikooli juures on väga tubli partner, saame tellida üksikuid tööd. Üks väga huvitav näide teadustööst, mis esimese hooga ei oska ikka midagi arvata, aga tubli tütarlaps Maiu Varner Tartu Ülikoolis võttis uurida Pihkpääsete vanuslaste kirikutes seisvate ikoonide probleeme, nimelt, et kirikuid köetakse episoodiliselt ja niiskus ja temperatuur kõiguvad eriti talvel väga palju ja ikoonid tipuvad sealt rangna. Tema siis tegi väga suure uurimistöö ära ja leidis, et ikoone kaitsta tuleb neid tagantult millegi pealt. Eesmõimust on maaling ja kõik ja mitu kihti ja krutitud, aga tagant toast ammenduid. Ja midagi tuleb selle taha panna ja ta katsetas terve igasugune vahendid ja rõõm oli siis kogeda, et Inoteks osutus üheks parimas vahendiks selle, et me olime sügavalt üllatunud, meie seda tööd ei teinud, aga see tööd tehti ära. Kui nüüd küsida, milles siis ikkagi konkreetselt tänapäeval need koostööd moment võiks leida, diplomitööd, lühiajaliselt projektipõhised tööd, tellimused, meie poolt võiksid aset leida, näiteks keskkonnaalased, analüütika ja teema, mis puudutab väga palju keemiatööstusettevõtteid ja läbitooteid, eriti on igasugused sertifitseerimised ja need on vabatahtlikud kohustuslik ja see teema ainult paisub ja paisub. Et mõned pildikesed ka illustreerimised, ma räägin ühe juttu, need on meie Euroopa laboris, mis näitavad, et siia on investeeritud ja investeeritakse edasi, siin on nüüd siis see kõige tähtsam seade, kus me toodame neid uudseid sideaineid, mida kuskil mujal ei toodeta, need on alküülemulsioonid. Nende põhjal me laseme välja ka hiljuti uue põlvkonna toote, siin turvad peaksid siis see illustreerima, aga see Pinotex AE seal keskel tähendab siis seda uue generatsiooni mõõdikut ja see mõõdikuks on süsinik ja alle. Ehk siis, et tänu sellele, et on uudne sideaine, sealt on välja võetud väga palju kahjulikke keskkonnakahjulikke aineid, on tema jala oluliselt väiksem. See on muidu väga läinud populaarsus ka teistes kontserni ettevõtetes, et seda isegi juba toodetakse Indias. Ma lipan mõned pildid endale vahele. Üks uus teema, mis oleme just juurutanud, on patenteeritud teema ja see on juba kõrgema klassi emulsiooni emulgeerimise tehnoloogia, mida me ka juba toodame ja mille baasil on sündinud mõned siin ma jätan kommentaarid vahele, aga kes tahab teada täpsemalt, mida meile külla, igatahes see tõestus on teaduslik, mis siin toimub. Igatahes väga modernsed tehnoloogiad on juba rakendatud ja nende baasil on ka siis sündinud juba vägagi kvaliteetsed tooted. Ja rõõm oleks seda teemat edasi arendada, seal on asja, mida arendada. Siin on teegu Paldiski kirikuga väga palju, kus on vaja. On ka mõned illustratsioonid elust, kuidas inimesed saavad aru värvide kasutamisest ja väga tihti need üllatavad meid. Üks näide on negatiivne. Tegu on purjekaga Alar, kes teab seda lugu Eesti vanim säilinud puust purjekas, mis asub
praegu Hiiumaa Orvita sadamas. Need tublid inimesed vallast, nad lootsid, et seda on võimalik minutiks jaoks taastada ja kutsusid meid siis sinna hindama. Kahjuks on tegu täiesti mädanenud muidugi ja sinna asemel jätavad püsti, et no ikka midagi, kust võtta ei ole, seda ei ole. Et ta oli hullemas seisukorras kindlasti, kui see Vaasa laev Stockholmis, mille nad ikkagi 330 aastat mereperes oli, mille välja lükastasid ära restaureerisid. Et siin on tegu palju hullem. See on negatiivne näiteks, aga inimesed loodavad. Ja me peame tegelikult võiks siit arendada mingi teema. Kes mäletab iga no papissid, aga ikkagi ta oli küll kurb lugu, aga meie jaoks on see papissid. Sadurigi ja värivaadega ilusa. Ja muinsuskaitse spetsialistid, et seda värgi ei saa seda enam teha. No loomulikult me oleme eluaeg töötanud, see värgi ei tea. Ja üllatus väike näide ka sõbralikust Ukrainast. Ühel hetkel saabus meile postkaart, mis härra Piotr teatas, et teate, et see teie minutiks on ideaalne vahend kontrabassidega katmiseks. Et peale seda hakkab pilt nagu uuesti elama. Tänas mõtlesin väga tore. Ja viimane slaid näide jälle sellest samast Ukrainast, aga palju välistamine. Ehk siis, et kui elu on, ütleme, karm, siis maja näeb ilusad välja. Ehk siis neil on väga, nende Ukrainas Kiievis on väga palju kunstnikke, kes lihtsalt dekoreerivad maja vabast vabast. Antud on näited meie värvidega. Kuskil siin nendes motiivides on ka presidendi motiivisid. Ei ühtlunud. See oli siis minu poolt praegu nagu kapaku vormis